ma panen lindistuse ka peale, et siis mis see kontroller endast kujutab. Eelmine kord me jäime pidama selles mõttes, et meil oli sellised pildid ees, programmeeritud kontroller, mis tüüpid on ja nii edasi. Seekord lähme vaatame, siin tuli nüüd ette üks kassettkontrolleri tüüp, kus kontrolleri moodulid käivad siis kassetti. Kontroller iseenesest oma olemuselt, tuletan veel meelde, on selline automaatika elektriseade, mis siis juhib mingisuguseid protsesse. Kui me võtame selles mõttes tee-eriala poole pealt, siis tänapäeva laevad kasutavad oma juhtimissüsteemides väga palju erinevaid kontrollereid. Nii et selles mõttes ilma nendeta ei liigu ka ükski tänapäevane meresõiduk. Nii et iseenesest on igal pool nad peal olemas. Selge see, et nad peavad vastama omadele sertifikaatidele, oma keskkonnakindlus ja kõik muud asjad peavad neil olemas olema. Ja kontroller siis ehituse poole pealt koosneb siis kõigepealt sisendplokist, kontrollerist endast, mis on arvuti ja nagu protsessor, ja siis väljundplokist ehk seadmed, mis teevad lahendavad mingisugust ülesannet ehk täiturid. Nii, ja sisend on siis võivad olla, kui inimesega võrdleme, mulle alati meeldib seda teha niimoodi, et kui inimesega võrdleme, siis kõik need meeleelundid on meil selles mõttes oma olemuselt andurid. Kõik meie motoorika, jäsemete liigutus, heli, mis me suuga tekitame ja nii edasi, on siis täiturite pool ja kogu aju on siis, mis kogu seda asja juhib, on kontroller. Ja närvivõrk on tegelikult infovõrk, mis tänapäevases mõistes seadmete, andurite, täiturite ja kontrollerite vahel on. Nii et ei midagi keerulist. Ja siin on välja toodud siis üks pildikene, kuidas siis käib mingisuguse protsessi juhtimine. Siin on küll näide tootmisprotsessi, aga samamoodi võime vaadata seda ka laeva seisukoha pealt. Nii et kõigepealt täiturid, kus siis tuleb sisendsignaal ja täituritest väljundsignaal ja anduritest tuleb siis sisendsignaal. Nii et ja kui ta jõuab meil sisendmoodulisse kontrolleri poolsesse ossa, siis käivitatakse programm. See toimub protsessoris ja programm töötab siis iseenesest esimene korraldus, teine korraldus, kolmas korraldus hakkab niimoodi ringiratast tööle. See on siis, kui me selle programmi käivitame ehk paneme kontrolleri run režiimi. Nii et selles mõttes tegutseb see kontroller nüüd järgnevalt. Ja siin on küll nüüd all on üks ilus ruut, kus on muud kontrolleri või PLC programmeeritava loogika kontrolleri tegevused. Seal on veel igasugused täiendavad lisad, kui kontrolleri sees paiknevad generaatorid, loendurid ja igasugused toredad täiendavad funktsioonid veel, mis seal on olemas. Nii et põhimõtteliselt kontroller oma olemuselt siis niimoodi protsessi juhib. Ja kui ta on programmisükli täitnud, siis annab signaali väljund moodulisse, mis omakorda annavad siis info edasi täiturisse. Ma peaks järgmiseks korraks põhimõtteliselt tegema ühe sellise pildiga mingi juhtimissüsteemi poole pealt. Okei.
nii, aga selleks, et inimesed suudaksid või saaksid põhimõtteliselt kogu seda kontrollerit reaalselt või seda protsessi reaalselt juhtida, siis selleks on vajalik kasutada teatud keeli, et me kontroller meist aru saaksime ja vastupidi ka meie sellest keelest aru saaksime või sellest programmist aru saaksime, mis seal kontrollerisse paraku kirjutatud on. Ja kui ma ei tea, kui palju teist on tegelikult kokku puutunud programmeerimise ja programmeerimise algtõdedega, kindlasti mingil määral osa rahvast on, siis kontrollerites kasutatakse ka väga palju erinevaid keeli. Osad on graafilised keeled, need, kes on kunagi programmeerinud Lego kontrollerit ja siis on ka sellised käsurealt keeled ja neid me korraks lihtsalt vaatame, missugused nad siis välja näevad. Ja siin on nüüd pildi peal oli küll toodud erinevad keeled, aga me neid keelte näidiseid ka mingi hetke pärast natukene vaatame. Noh, kontroller koosnes ju veel toitemoodulist, mis on ka väga tähtis, ilma selleta ükski asi ju tööle ei hakka. Tavaliselt kasutatakse kontrolleri puhul sellist 24 voldist alalisvoolu ja selleks, et teda saada, peab ta ju kusagilt aladest läbi käima ja see klassikaline vahelduv vool on vaja siis teha alalisvooluks ja ka ohutuks pingeks. Siin on see 24 volti, mida tööstuses reeglina kasutatakse. Ja siis kontrolleris on see keskjuhtimisplokk ja kõik sellised asjad, kus on see protsessor, kus on lisaks ainult protsessorist, mis täidab mingeid korraldusi on vähe, siis peab olema seal erinevaid mälusid, siis RAM on vahemälu, EEPROM püsimälu ja kõik sellised asjad. Nii et oma olemuselt, nagu varem olen maininud, siis kontroller oma olemuselt on siis põhimõtteliselt arvuti oma sisendite ja väljunditega. Siit ma lähen edasi. Siin on veel neid kontrolleri pilte igasuguseid ja missugused nad välja näevad ja siis on tööstusarvutid veel eraldi välja toodud. Noh, nendest on ju, võite ette kujutada, terved kursused olemas ja kõike me kindlasti siin ei puuduta. Aga ma tahtsin lihtsalt näidata teile natukene neid programmeerimiskeeli, mida reaalselt kontrollerite programmeerimise puhul kasutatakse. Ja üks on selline käsulist, lühendina IL, siis on struktureeritud tekst, lühendina ST või SL, siis FPD ehk Function Block Diagram FPD, kus siis see meenutab nagu kõige rohkem sellist Lego programmeerimist, kui me tõstame sellised loogikablokid paika, ühendame nad sisendite ja väljunditega ja saamegi praktiliselt selle programmi ära kirjutada. Ja siis on ladder-diagramm ehk redeldiagramm, kus on siis niimoodi välja toodud siin üleval vasakulpoolses nurgas on siis põhimõtteliselt ka selle näidis. Ja siis on veel jätkuvate funktsioonide kaart ja järjestatud funktsioonide kaart, nii et tegelikult nad on kõik oma olemuselt programmeerimiskeeled. Aga 3 keelt on sellised põhilised, mida kindlasti kasutatakse, on ladder-diagramm, FPD ja siis on SL, mis on käsurealt programmeerimine. Niisugust 3 keelt on reeglina kõikides kontrollerites ka olemas, mida kasutada saab.
ja siin üritatakse siis selle slaidiprogrammis ära seletada, kuidas käib siis reaalselt kontrolleri programmeerimine, aga siinjuures me seda poolt siin väga pikalt ei puuduta. Miks? Põhjus selles mõttes väga lihtne. See on eraldi kursus ja keda see rohkem huvitab, siis mul on piisavalt materjali, saan teile ka studeerimiseks anda. Siin on näidatud kontrolleri mälu, kuidas see mälu koosneb siis erinevatest mälupesadest. Siin me jõuame sinna välja, et me tegelikult kontrolleri sees liigutame informatsiooni pesasid või ühikuid ja kõige väiksem informatsiooniühik on siis bitt, nagu te kindlasti juba teate, ja järgmine infoühik on bait ehk üks bitt on 8 baiti. Bitt võib olla siis kahe väärtusega kas 0 või 1 ja järgmine infoühik on siis sõna, topeltsõna ja siis tulevad pikad andmesõnad, mis siis kõik koosnevad siis põhimõtteliselt bittidest. Ja programmis me siis bittidelt saame informatsiooni, muudame siis vastavalt programmile nende väärtusi ja liigutame või muudame väljund bitid vastavalt sisendbittidele. No see on niisugune väga ümmarguselt seletatud, kuidas see programm reaalselt töötab. Nii et, aga keda see rohkem huvitab, siis selleks on vähed teised teemad. Meie vaatame seda kui elektriseadet. Andmetüüpe me ei vaata. Ja põhimõtteliselt siin on nüüd eraldi teema on muundurid ja regulaatorid, mida siis paljudel juhtudel nende kontrolleritega juhitakse, eriti mis puudutab näiteks elektrimootorid, väga laialt on levinud selline seade nagu sagedusmuundur, nagu nimi ütleb, et muudetakse sagedust ja sagedusega on võimalus siis reguleerida mootori kiirust, pöördeid ja kõike selliseid asju, nii et väga vajalik teema tänapäeval veel eriti. Ja siis veel omaette seadmete klass on kõikvõimalikud mõõteseadmed, mida te ka siis põhimõtteliselt kasutate oma laborites. Siin on niisugune tore universaalne multimeeter, mis on suhteliselt hea täpsusega, mõõteriste puhul täpsus väga tähtis ja mis mõõdavad siis erinevaid elektrilisi suurusi, pinget, voolutugevust, takistust ja kõike sellist poolt. Siis on veel energiameetrid, mis mõõdavad energiat ja siis ka vattmeetrid ehk võimsuse mõõtmiseks mõeldud seadmed. Tihti on sellised universaalsed mõõteriistad, mis suudavad kõike mõõta vastavalt sellele, missuguseid sisendeid me rakendame. Need multimeetrid, mida te oma laborites kasutate, tänagi ma tegin seal hommikupoole laborit, siis selgus paraku tõsiasi, et keegi on kogemata mõõtnud, multimeeter on voolumõõtmise asendis, on aga mõõdetud pinget. See päädib sellega ja millegi muuga, kui kaitse põleb läbi. Nii et sellega peab arvestama, et selle vastu soovitan mitte eksida. Nii. Ja selle seadmete, meil on siin erinevaid asju rääkida veel piisavalt, aga ma tahtsin vahepeal natuke rääkida sellest ilusast teemast, nii kui
rohepööre ja energiasektor ehk elekter. Õnneks on nüüd küll viimasel ajal natukene vähem tähelepanu pööranud pärast seda, kui Ameerikas Trump võimule tuli, et see rohepöördesse päris niimoodi vabavasakuga, ütleme, et enam ei suhtuta, vaid natuke mõeldakse ka, kui räägitakse rohepöördest. Aga mina vaatan natukene seda rohepööret, seda, et kuidas see toimub siis elektris ja energiasektoris. Et ilus on rääkida, et meie kõigepealt hakkas president rääkima, et kogu AI hüpe hariduses ja nüüd võtsid poliitikud ka asja, erakonnad juba kiidavad, et ainukene väljapääs igasugustest hädadest on AI kasutamine. No selge, ka energiasektoris on AI-l väga suur roll ja ei vaidle selles mõttes kindlasti vastu. Ilma AI-ta me tulevikus kindlasti selles mõttes hakkama ei saa. Aga vaatame nagu rohepöördest üldiselt. Elekter, energia ja roheline mõtteviis. Ja kõige põhilisem on see nõnda nimetatud elektri tootmise poole pealt, et kasutada võimalikult rohelist energiat. Näiliselt kõige lihtsam on ju saada päikesest. Ja tulevikus, eriti praegu tehnoloogia arenebki, päiksepaneel läbi pooljuht materjalide muundab valguse energia elektrienergiaks, kus siis eraldi teatud jõuelektroonika seadmed muundavad ta meile sobilikuks elektriks ja ongi meil elekter olemas. Väga hea variant. Ideaalne. Päikest on piisavalt. Ja tulevikus, siin on toodud slaidi peal nüüd selline tulevikusuunad veel päikseenergia saamiseks on perovskiit päiksepaneelid, mis on kasuteguriga palju suuremad kui need, mida praegu veel kasutatakse. Ja et siiamaani tehakse ränipõhiseid elektripaneele, päiksepaneele, aga tulevikku on teiste materjalide käes, see on selge. Ja siis on veel multifunktsionaalsed päiksepaneelid, kus siis kasutavad mitut erinevat päiksepaneelis on mitut erinevat kihti, mis reageerivad spektri erinevatele osadele ja tänu selle tulemusena selle päiksepaneeli efektiivsus on ka suurem. Selge. Kõik on väga tore. Roheline energia, päike, võtame Eesti seisukoha pealt. Kahjuks märtsikuust alates kuni ütleme oktoobri alguseni me saame sealt mingisugust kasulikku elektrit ja siis, kui on meil energiat vaja, siis paraku talvisel perioodil sealt reeglina mingit lisaväärtust väga ei tule. Meie piirkonnas mitte kõige parem lahendus, aga teistpidi ja võimalus elektrit toota ka selle suve ajal näiteks maakodudes ja teatud piirkondades ikkagi elamise jahutamiseks ja nii edasi, me saaksime seda elektrit kasutada. Selge see, et ta on ju ainult päevasel ajal ja nii edasi. Lisaks on järgmine probleem on see, et ühel hetkel on 20 aasta pärast on probleem see, et maailmas on väga palju kasutatud päiksepaneele, mille efektiivsus on väike ja mis oleks vaja ära utiliseerida. Üks võimalus on see, et selge see, et siis me saame teda kasutada asfaldi sees täitematerjalina, kui me ta ära purustame. Üks võimalus. Teine võimalus on see, et võib-olla annab teda ka ümber töödelda, aga praeguste andmete järgi on see suhteliselt keeruline ja tülikas. Okei, pole hullu.
Ikkagi roheline, sellepärast et me CO2 keskkonda ei anna, ei põleta midagi. Selge see, et me peame arvestama ka seda, et selliste päiksepaneelide tootmine keskkonnale väga kasulik kindlasti ei ole. Nii, järgmine teema on tuuleenergia. Jah, see on kõvasti poliitikute poole pealt poleemikat tekitanud. Tuuleenergia, mis siis, et tuult meil ju peaaegu et kogu aeg. Tegelikult kahjuks ei ole. Tuulegeneraatoril on see halb omadus, tuulikutel on see, et nemad võivad töötada ainult mingisugusest tuulekiirusest alates kuni mingisuguse tuulekiiruseni välja, mingi vahemik. Nõrga tuule puhul kasutegur olematu, suure tuule puhul oht selles, et tuulik võib purustada oma mehaanika osa seal, käigukastid ja muud asjad ja ta ei ole mõeldud nii kiireks pöörlemiseks ja põhimõtteliselt tuulikud teatud tuulest alates seal 18 meetrit sekundis, ütleme 20 meetrit sekundis võivad juba teatud tuulikud lülitavad ennast välja. Noh, automaatika seda teeb, labad sätitakse õige nurga all ja tuulik seisab, kui tormiks asi kätte läheb. Okei. Nii, maa peal meil Eestis näiteks, toome näiteks hommikuti on tuul tavaliselt, õhtupoole see tuul kaob ära, öösel on suhteliselt tuulevaikne, erilist efekti ei saa. Jah, talvel võimalik, kui need tuulikud on sellised paarisaja meetri kõrgused, nagu me teame, kõrgemates kihtides on tuul kõrgem ja sealt me ka mingisuguse efekti saame. Selge see, et tuulikud on kallid, nende hooldus on kallis ja tuleviku nägemus on siin kaks suunda, on ujuvad tuuleturbiinid, mis võimaldavad tuult energiat saada süvamerest, kus tuulekiirus on kõrge. Meremeestele muidugi need tuulepargid seal kusagil meres ei meeldi, ookeanis, see on selge. Ja suurema võimsusega turbiinid, arendus on erinevate labade pikkusega ja nii edasi ja nii edasi. Nii et ka selle puhul areng käib. Sama seis nagu päiksepaneelidega, tuulikute eluiga tegelikult on veel väiksem kui päikseparkidel. See pidev vibratsioon, liikumine neid tuulikuid kulutab, kõik mis liigub, see kulub, nende hooldus, remont ja ka siin kusagil 20 aasta pärast on sellist tuulikuteks mitte sobivat plastikut, ütleme kas või need tuulikute labad. Noh, ka neid saab siis kasutada kusagil täiteaine või mingi analoogilise poole pealt, et ega nendega väga palju midagi teha reaalselt ei ole. Nii et jah, koos päikesepaneelidega soovitatakse ka meil Eestis kasutada paralleelselt, et on võimalus seda rohelist energiat saada. Kas see tootmine on nii roheline, see on jälle alati vaieldav küsimus, kui palju ühe tuuliku ehitamiseks siis kasutatakse fossiilseid kütuseid ja naftat ja nii edasi ja nii edasi. Nii et kui me seda arvestama hakkame, siis alati võib tekkida niisugune päris hea küsimärk. Teine selline kindel teema on, mida tänapäeval arendatakse ja väga paljudes teadusharudes on akutehnoloogia, sellepärast et nüüd on väga populaarseks saanud liitiumakud. Selge see, et liigutakse täiustatud akutehnoloogia poole, mis pakuvad
veel paremat energiatihedust vedelsaulakud, mis on kindlasti odavamad ja keskkonnasõbralikumad, sest lipoakude puhul on ju see, me teame, et päris keeruline teema selles suhtes, et nad on ohtlikud hapnikuga kokkupuutumisel, tekib põlemine, temperatuurid võivad tõusta kuni 1000 kraadini ja see ei ole mitte hea variant. Isegi näiteks lennutranspordis ja nii edasi sellist akutehnoloogiat isegi transportida punktist A punkti B on päris keeruline. Nii, no üks suur teema on iseenesest niikuinii elektrienergia salvestamine, et elektriga on ju selline halb omadus, et kui me teda toodame, me võime toota teda stabiilselt kogu aeg ühtemoodi, aga tarbimine on erinev. Ja päris keeruline on teda niimoodi, ma mõtlengi suuri elektrijaamu sisse ja välja lülitada, peaaegu et võimatu, nii et meil kogu aeg on tootmine. Ja päris tihti võib tekkida selline ületootmine. Noh, kui me vaatame börsi elektrienergia salvestamist või börsi elektrienergiat, siis ta kõigub ju, vahest on ta mitusada eurot maksab ja mõnikord jookseb ta juba peaaegu et miinusesse, et tootjad maksaksid peale, siis see tähendabki seda, et tegelikult siis kui elekter on odav, ei maksa midagi, siis oleks juba hea, kui teda saaks salvestada. Me oleme siin nüüd on juba käinudki välja, et erinevates kohtades üritatakse mingisuguseid hüdrosalvesteid teha. Vahepeal oli siin kõva jutt, et on kaevanduspiirkonnad meil ida poole peal, siis et me saaksime näiteks selle, kui elekter on odav, pumbata, kui elekter on kallis, siis merest lasta läbi generaatorite vesi kaevanduskäikudesse ja siis kui elekter on odav, siis uuesti pumbata kaevanduskäikudesse vesi välja sinna merre ja siis sellega koos siis see oleks nagu energiasalvesti. No põhimõtteliselt idee selles mõttes päris hea ja analoogilist hüdroelektrilisi salvestussüsteeme üritatakse ka siia Eestisse nüüd teha. Vaatame, kas õnnestub ja kuidas see hakkab olema, aga see on üks tuleviku trend kindlasti. Üks teema, mis roheenergia poole peal on kindlasti targad elektrivõrgud, mida siin üritatakse samamoodi läbi sellise, mis me ennem rääkisime, kontrolleri juhtimiste teha. Ja see on siis idee poolest see, et kogu energiasüsteem on ühises võrgus, nii nagu ta praegu on, aga ta on ühises ka tarkvaravõrgus, mis siis tootmist ja tarbimist juhib. Nii et sinna alla käib ka see, et meil on ju elektriautode arv ju suureneb iga aastaga. Selge see, et nii utoopiliseks minna ei saa, kui nad arvavad, et mõne aja pärast oleme me üldse täis elektrilise, kõik ainult elektriautod ongi, aga elektriautod näiteks seisavad pikka aega laadimisvõrgus, neil on kõigil päris korralikud akupargid, et kui me targa võrguga istuksime kõik ühises võrgus, siis kui energiat on vähem, siis me saaksime kasutada elektriautode akude energiat mingisuguses ulatuses, et meil ei peaks elektrit lisaks hakkama tootma. No idee on selles, see idee mõte on ju tegelikult väga hea, aga see eeldab seda, et ka kõik autode laadimissüsteemid peavad vastama targa elektrivõrgu nõudmistele. Nii. Ja tehisintellekt. Kui ta suudab analüüsida suuri andmekogusid
siis põhimõtteliselt AI suudab siis prognoosida saadavat energia hulka ja siis ka optimeerida nende kasutust. Nii et selles mõttes AI-l on kindlasti tulevikus suur osa. Kindlasti AI alla läheb elektrienergiasüsteemide või üldse elektrisüsteemide ennetavad hooldused, rikkekontroll, monitooring ja kõik sellised asjad, mis siis tegelikult eksimusi, vigu ja kõike seda vähendavad. Noh, ütleme, et väga keeruline on näiteks elektrisüsteemide, energiasüsteemide hooldus. Noh, me oleme siin Eestimaal piisavalt kokku puutunud, kui on siin torm ja tuuled ja sügisene maru ja kevadtormid ja nii edasi, siis mingid piirkonnad on elektrita ja inimesed peavad mitte kõige paremas keskkonnas ringi tormama, ehitama, parandama ja kõike selliseid asju tegema, siis tulevikus kindlasti seda võiks siis teha robot, või robotid. Et ja sama on näiteks tuuleparkide hooldus ja remont. Kui siin praegu valmistame küll ette tuuleparkide spetsialiste, aga tegemist on kõrgtöödega, väga paljudel inimestel selline töö isegi ei sobi, nii et ka sellega me saaksime tegelikult edasi rohepööret arendada. Nii et AI lahendused hakkavad mängima ka elektrise energeetikas väga suurt osa. Noh, kaasa arvatud kas või see, millest me rääksime, need tööstus- või tootmises või ka laevajuhtimises kasutatavad kontrollerid, nende programme suudavad optimeerida ja suudavad kirjutada AI väga edukalt, kuna nad tegelikult tehnilise poole pealt ei ole midagi ülikeerukat. Vastavalt anduritele on meil vaja optimeerida täiturite, mootorite, silindrite ja muu sellise töö. Nii et see kõik on ette arvestatav ja programmeeritav. Nii. Üks väike teema veel, mis puudutab seda rohelist poolt, on vesinikuenergia ja vesinikuenergia on siis ühtepidi oleks nagu roheline, aga kas on? Ja vesiniku kasutamine roheenergiana sõltub selle tootmise viisist. Ja selleks on tegelikult vesinik jaotatud värvide järgi. On hall vesinik, mida me tegelikult toodame fossiilkütustest, näiteks maagaasist, aurureformatsiooni meetodil, mis eraldab vesiniku süsinikuühenditest. Ja keskkonnamõju poole pealt, kuna see protsess vabastab suures koguses CO2, siis hall vesinik ei ole roheenergiaallikas, kuigi ta on samasugune vesinik. Aga kuidas teda saadakse? Sinine vesinik toodetakse samuti fossiilkütustest. Aga kuid see CO2, mis protsessi käigul tekib, püütakse ja säilitatakse või kasutatakse uuesti. Ja sinine vesinik vähendab atmosfääri paisatavat CO2 hulka, on selle keskkonnamõju siiski arvestatav ja tootmisprotsess põhineb endiselt fossiilsetel kütustel. Ja see on nagu selles mõttes, et me kasutame fossiilse kütuse energiat elektri tootmiseks ja selle elektriga me toodame vesinikku. Siis tekib küsimus, et kas see on roheline. Aga kui me niikuinii peame seda tootma, et me toodame teda ainult siis nagu akusse elektri
akutäie laadimist, siis selles suhtes jah, on ta roheline. Ja roheline vesinik toodetakse vee elektrolüüsi teel, kasutatakse taastuvatest energia, näiteks tuule ja päiksenest saadud energiat. Kui me nüüd kasutame ainult seda energiat, siis on tegemist rohelise vesinikuga. Ja kuna see meetod ei eralda kasvuhoonegaase, siis peetakse rohelist vesinikku tõeliseks roheenergia allikaks. Jah. Aga kus me siis nüüd eristame seda vahet? Okei. On ka veel vesiniku saamiseks olemas bioloogilisi meetodeid ja muid asju, mida saaks teoreetiliselt kasutada, aga nad ei ole väga efektiivsed. Nii et aga iseenesest põhimõtteliselt roheenergia poole pealt vesinik on kindlasti tuleviku tähtsusega kui energiaallikas kindlasti, kuna vesinikku on meie ümber palju. Ja järeldus vesiniku tehnoloogiaga on kindlasti see, et võib olla oluline roheenergia allikas, eriti kui keskendutakse rohelise vesiniku tootmisele. Aga seda tuleks ka siis selles mõttes järgida. Ja viimane, mis ma siin täna veel puudutan, on tuumaenergia. Selge see, et seal keskkonnakaitsjad tõusevad tagajalgade peale, et see ei ole kindlasti roheline. Jah, olen nõus põhimõtteliselt. Aga see sõltub ka nagu ikka, igal vaatel on kaks poolt ja see sõltub peamiselt sellest, milliseid kriteeriume kasutatakse roheenergia määratlemisel. Ühtepidi, kui tuumaelektrijaam töötab, siis kasvuhoonegaase ei teki. Selles kontekstis võime pidada tuumaenergiat täitsa roheenergiaks, kuna see aitab vähendada CO2 jalajälge elektri tootmisel. Paraku tuumakütuse tootmine ei ole kindlasti roheline. Tohutus koguses maaki läbi töötada, et saada õiget tuumakütust, see on nii energiamahukas, kui palju naftat ja kõike peame kulutama, et me seda kätte saame. Jah, aga põhimõtteliselt, kui me sellest tuumakütusest toodame elektrit siin meil või Euroopas või Soomes või Outokumpu tuumajaamas, siis jah, siis ta on kindlasti tootmise hetkel on ta suhteliselt roheline. Teine moment on see, et kui me selle tuumakütuse ära kasutame, siis see, et ta ei oleks keskkonnaohtlik, võtab veel võib-olla 100 aastat või isegi rohkem aega. Kuhu me selle kütuse paneme, me peame ta kusagile maa alla, hoidku jumal selle eest, et mitte ookeani, vaid maa alla ära peitma, et ta siis rahulikult oma radioaktiivsed omadused kaotaks. Ka see on selline keskkonnaohtlik tegevus. Nii et selles mõttes kindlasti peaks seda arvestama, et kes nüüd peab tuumaenergiat täitsa roheliseks energiaks, siis muidugi selle vastu on kindlasti vastuväiteid. Kuigi, kui nüüd tuleb välja, et Euroopa Liidus jõuti järeldusele, et esmase paanikaga, et me likvideerime ära kõik tuumajaamad, siis nüüd jõutakse järeldusele, et ega see vist ikka väga õige mõte ei ole. Okei. Aga tuumaenergia annab stabiilse energiavarustuse ja ta oleks nagu selline ülemineku poole pealt kindlasti väga vajalik teema. Ja tuumasünteesist või tuumaenergiast me kindlasti ära kaotada seda ei saa. Tuleviku kosmoselaevad ja kõik muud asjad peavad hakkama kasutama sellist energiaallikat, mida saame pikalt kasutada. Nii et aatomienergia teatud aspektides toetab kindlasti roheenergia eesmärke seoses kasvuhoonegaaside ja heitkoguste vähendamisega.
nii et seda peab arvestama. Aga täna ma teid rohkem ei kiusa. See oli niisugune ühte otsa